Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 21. november, neljapäeva õhtupoolik kell 5 kohaliku aja järgi. Eestis on kell 6 ja õues on juba pime. Ka Brüsselis on tulnud viimasel 2 päeval kerge lumi maha. Teed on natukene libedam olnud, mis tähendab seda, et kogu lennuliiklus ja autoliiklus on totaalses segaduses. Kui ma õigesti mäletan, 3 nädala on taas esimene nädala kokkuvõte. Nädala kokkuvõtted ei ole mitte kuskile kadunud ja ka ei kao, kuid vahepeal oli väikene paus seoses sellega, et ma olin ise ligi 2 nädalat Ameerika Ühendriikides perekonnaga ja seetõttu ma koha peal füüsiliselt Euroopa Parlamendis olla ei saanud, mis ei tähenda muidugi seda, et ma aktiivselt ei jälginud kogu parlamendi tegevust, ei löönud läbi veebi kaasa ja ei olnud kogu aeg kättesaadav telefoni teel. Aga mis on siis siin toimunud? Vahepeal loomulikult jäid Ameerika Ühendriikide presidendivalimised ja mul oli õnn olla siis sel hetkel ka ise USA-s. Vara kevadel sai siis valitud see periood oktoobri lõpp novembri alguses, millal ma perekonnaga olen siis Ameerika Ühendriikide läänekaldal ja ka ühel saarekesel. Ja loomulikult teadlikult seetõttu, et samasse aega jäävad ka valimised, et ma saaksin koha peal ka siis näha seda valimiste möllu, kohtuda ka Eesti kogukonnaga, nii et ma üritasin ühendada siis mitut asja kokku. Et ametlikult oli see küll siis vaba aeg, ei olnud mingi töölähetus, ei olnud parlamendi poolt tasutud, vaid enda kulu peal, aga loomulikult samal ajal ma üritasin siis vaadelda koha peal ka USA presidendivalimisi. Ja valimistulemused, me kõik teame, millised need olid. Need olid selgelt näitavad ülekaalukat võitu Donald Trumpile. Trump võitis kõigis nii-öelda 7 kaaluosariigis. Saime kinnitust jällegi sellest, mismoodi siis väga suures osas massimeedia jooksis taas väga tuimalt lati alt läbi ja loomulikult teadlikult nende siis katsed kallutada kuidagi avalikku meelsust läbi väga jõhkra propaganda lihtsalt ei õnnestunud. Ja selle üle mul on isest väga hea meel. Loomulikult kuude kaupa või isegi aastate kaupa me oleme saanud lugeda sellest, kuidas, kui mingi Delfi väidab, et Trump on venelaste käsilane, mismoodi nad ei toeta Ukrainat, kohe astutakse NATOst välja, siis nendes küsimustes ma soovitaksin siiralt lugeda sotsiaalmeedias näiteks Peeter Espaki kommentaare ja analüüse, kus ta vahel väga kergesti arusaadavalt võtab kildudeks lahti kõik sellised propagandistlikud väited ja purustab need müüdid. Ehk et Trump ei ole mitte kunagi öelnud, et enam Ukrainat ei toetata või et nüüd antakse Venemaale maid ära või et Baltikum müüakse kohe maha. See on olnud lihtsalt alatu propaganda, väga selgelt. Aga tulemused on käes USA-s ja ma arvan, et kogu maailmal tervikuna on need tulemused väga head. Enne seda, kui Trump on ametisse astunud, siis kohe esimesel päeval peale valimistulemuste selgumist USA aktsiaturud tõusid, majandus hakkas tugevnema, nii et see on ka meie huvides ilmselgelt, et USA majandus ei käi põhjas ära, sest see tähendaks kogu suuremat majanduskrahhi ka Euroopas. Mis muidugi ei tähenda, et me ei oleks majanduskrahhis oma enda süü läbi. Eelmisel nädalal, seetõttu ma jõudsin alles USA-st tagasi, kohe põhimõtteliselt läksin Tallinna linnavolikogu istungile, mis kestis kella 2 öösel. Eelmisel neljapäeval oli ka rahvakohtumine Raplas, mis oli väga meeldiv. Saal oli peaaegu täis, oli üle 2 tunni aktiivne vestlus inimestega kõikvõimalikel teemadel ja möödunud laupäeval oli rahvakohtumine Põlvas, kus oli ka siis endine Tallinna linnapea, tänane Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Ka seal kohtumine kestis umbes 2,5 tundi ja neid teemasid oli seinast seina, alates julgeolekust, NATOst, Venemaast kuni maaeluni, majanduseni, maksudeni, praeguse Eesti valitsuseni, nii et kõigeni. Ja need rahvakohtumiste üritused jätkuvad. Oleme ka siin ise Brüsselis olles ette valmistanud kogu selle logistika poolt, et kus need toimuvad, mis aegadel, kuidas reklaamid toimivad. Ja hetkel ma võin juba kindlalt öelda, et kõige suuremad rahvakohtumised saavad toimuma Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Nimelt 29. november kell 18 õhtul reedel toimub rahvaüritus Pärnus, Vaasa Resortis. 30. novembril ehk laupäeva õhtupoolikul kell 16 toimub Kuku klubis Tallinnas rahvakohtumine ja pühapäeval 1. detsembril kell 18 õhtul toimub rahvakohtumine Tartus Veespa konverentsikeskuses. Nii et 3 õhtut järjest, suured rahvakohtumised, nii et kes on Lõuna-Eesti inimene, saab tulla Tartusse, kes on Lääne-Eestist Pärnusse ja Põhja-Eesti inimesed Tallinnasse.
Loomulikult me üritame korraldada rahvakohtumisi ka mujal, väiksemates Eesti piirkondades, kuid me üritamegi puhtalt kalendri järgi klapitada neid sobivaid aegu, millal on võimalik üritusi korraldada, kuna ausalt öeldes kalender on tohutult täis topitud. Pole midagi teha, aga kindlasti me leiame võimalust ja aega teha rahvaüritusi ka väiksemates kohtades, Paides, Viljandis, Haapsalus, Jõhvis, Võrus, Valgas ja nii edasi. Sel nädalal Euroopa Parlamendis olen ma lennanud tagasi 2 korda. Nimelt tulin esmaspäeval siia Brüsselisse selleks, et osaleda teisipäeval poliitgrupi koosolekul, mis valmistas ette juba täiskogu istungid Strasbourgi jaoks. Strasbourgi täiskogu istungid toimuvad järgmisel nädalal juba ja kolmapäeval ehk eile pidin ma tagasi lendama Eestisse, kuna oli planeeritud juba mitu kuud tagasi, oli planeeritud eilseks ehk 20. novembriks ürituskohtumine õhtusöögi vormis Eestis tegutseva rahvusvahelise kaubanduskojaga ehk ICC-ga, kus on tavaliselt 20-30 inimest, kes on kõik seotud rahvusvahelise ettevõtlusega ja kes korraldavadki traditsiooniliselt iga kuu 3. kolmapäeval selliseid kohtumisi erinevate valdkonna inimestega. Ja seega oli ka minuga kokku lepitud selline kohtumine õhtusöögi vormis, aga mis juhtus oli see, et Soomes oli lumetorm, nii et kogu see asi oli kaoses. Ehk et ma pidin jõudma kell 5 Tallinnasse õhtupoolikul, et olla kell 6 üritusel, aga kuna pooled lennud olid tühistatud ja minu lend siis Brüsselist Helsingisse küll jõudis, aga Helsingist Tallinna lendamiseks ei läinud enam nii hästi. Ehk et terve lennukides inimesi pidi istuma 3 tundi lennukis ühe koha peal, sest ei saanud luba Helsingi lennujaamast väljuda, et võtta suunda Tallinnasse, kust lend iseenesest on väga lühikene, 20 minutit. Aga lõppkokkuvõttes 3 tundi oli lennukis ühe koha peal istumist, nii et alles peale kella 8 õhtul sai lend väljuda ja ma olin alles enne kella 9 õhtul Tallinnas, kui enam polnud kuskile minna. Ja neljapäeva varahommikul ehk täna varahommikul lendasin ma juba tagasi Brüsselisse, kuna pidin osalema 2 koolitusel. Nimelt Euroopa Parlamendi viimane koosseis enne suvepuhkust võttis vastu väga vahva ja toreda otsuse. Ma võin juba öelda, et mina hääletasin sellele vastu, aga enamuse häältega võeti vastu justkui hea tore asi, et kõik parlamendiliikmed peavad kohustuslikus korras läbima 2 koolitust. Esimene koolitus räägib sellest, kuidas manageerida hästi oma kontorit, ehk et kuidas inimesi tööle võtta, mis alustel, mis kriteeriumite järgi, mis on need erinevad, tingimused, võimalused, puhkusepäevadeks neile ja kõike seda, et kuidas siis manageerida hästi oma kontoritööd. Ja teine on see, et kuidas vältida, kuidas avastada, kuidas peale kaevata, kui nähakse kuskil kas kiusamist, töökiusu, ahistamist, nii psühholoogilist ahistamist või seksuaalset ahistamist. Ja need Europarlamendi liikmed, kes ei ole neid koolitusi läbinud selle aasta lõpuks, ei saa siis näiteks kas raportööriks või osaleda ametlikel lähetusmissioonidel Europarlamendi delegatsioonide koosseisus ja nii edasi. Ja täna ma olin siis, muidugi hommikul pidin olema koolitusel, aga kuna ka lend Riiast hilines Brüsselisse ja kui ma maandusin Brüsselis, siis tund aega pidime istuma lennukis, kuna Brüsseli lennujaamas oli kaos, kuna oli tulnud 2 sentimeetrit lund maha ja lennurajad olid natuke libedad, mille tõttu üks lennuk, mille kohale pidi parkima Air Balticu lennuk, aga eelnev lennuk ei saanud selle koha pealt välja, kuhu pidi parkima siis Air Balticu lennuk. Ja seetõttu ei leitud kohta, kuhu lennukit parkida, siis ei tulnud trepp, et välja minna. Nii et hommik oli ka kaoses Brüsselis, mille tõttu ma jõudsin poole pealt alles koolitusele, kus osales ka Urmas Paet täna näiteks. Nii et siis ma kuulasin põnevusega sellest, kuidas siis tuleb oma kontorit koostada inimestega ja mis alustel ja kuidas ikka avastada seda, et kui keegi ütleb pahasti või keegi vaatab pahasti, nii et kui kedagi huvitab, kuhu lähevad ka 1000 töötunnid ja maksumaksja raha, siis selle peale, et kuidas õpetada parlamendi liikmetele või ka täiskasvanud töötajatele parlamendis seda, kuidas ei tohiks käituda. Ehk et selline tore nagu lasteaiakoolitus. Väga põnev. Homme hommikul ma tulen juba õnneks tagasi Eestisse, homme on siis reede, ja loomulikult järgmine nädal me kohtume Strasbourgist Euroopa Parlamendi täiskogu istungitelt, kus tulevad väga põnevad teemad arutlusele, tuleb näiteks hääletusele ka uus Euroopa Komisjoni siis koosseis, täies koosseisus. Kas see saab olema parem kui eelmine? Natukene, kuna mingil määral meie poliitgrupi konservatiivid ja reformistid mõju on suurenenud, näiteks itaalaste siis esitatud kandidaat härra Fitto
kes peaks saama Euroopa Komisjoni asepresidendiks. Tema kandidatuur läks läbi hoolimata sotsialistide tugevast vastuseisust, mis tähendab seda, et konservatiivid ja reformistid on saavutanud sellise tugeva jõuõla, kus ilma meie poliitrühmata ei ole võimalik enam suurt mitte midagi teha, vaid sotsialistid, Renew, rohelised, kommunistid peavad kõik arvestama meie olemasoluga, mis tähendab, et on lootust vähemalt sellele, et järgmise 5 aasta jooksul Ursula von der Leyen koos sotsialistide või liberaalidega ei saa enam nii mugavalt ellu viia rohepöörde agendat või avatud piiride poliitikat. Nii et mingitki lootust on. Kas see muidugi tähendab, et Euroopa Liit nüüd pöörab 180 kraadi tagasi normaalsusesse? Tõenäoliselt mitte. Et need süsteemid on kohutavalt täis imbunud bürokraatiat, poliitilist ideoloogiat, aga mis on mõtet elada, kui lootust üldse ei ole. Kohtume seega juba vähem kui nädala pärast Strasbourgist ja pange kindlasti kirja kuupäevad 29. november, 30. november ja 1. detsember, kui toimuvad suured rahvakohtumised Pärnus, Tallinnas ja Tartus. Ilusat saabuvat talve ja ettevaatlikku liiklemist liikluses selle libeda ja lumega.